Liisa! Tere, mina olen uurija Keel. Ma veedan aega koos Getter Backbasiniga. Me hindame, et sa tulid siia, jah? See pole mingi probleem. Ma tean, et ei taha nädalavahetusel töötada. Sushi. Nii et kui sa ütlesid, et parim viis seda teha on vaikselt. Kas see oli enne või pärast seda, kui ta rääkis sulle tagauksest? Ei. Sest ma olin talle öelnud, tead küll. Parim viis seda teha oleks ilmselt vaikselt. Ma kuulsin seda. Kui sa paned kartuli peale. Ta küsiks mult padja kohta. Nagu see rikuks vaikuse tõõra. Sa pead mulle tõtt rääkima. Ma tean, et sa valetasid mulle varem, aga sa said aru, et sa valetasid mulle. Ja sul läks natuke aega, aga sa tunnistasid, et sa valetasid mulle. Olgu. Sa pead leidma oma südames jõudu teha sama, sest sa oled astumas teele, kuhu sa tegelikult minna ei taha. Ma ei käskinud tal kedagi tappa. Ma ei käskinud kellelgi kedagi tappa. Olgu, mida sa talle siis ütlesid? Ma poleks seda teinud. Mida sa käskisid tal teha? Ole lihtsalt ettevaatlik, sest ma ütlen sulle, me teame rohkem, kui sa arvad. Ja ma annan sulle selle ühe võimaluse mulle tõtt rääkida. Teisipäev, 19. november 2019 oli 35-aastase Edgar Jennings kolmanda jaoks olnud täisrõõmu. Elukutselise mängurina oli üks asi, mida ta armastas isegi rohkem kui Maddeni videomängu, oma noort tütart. Sel päeval olid nad koos ja tähistasid tema 4. sünnipäeva. Oota korraks. See tegi minu sünnipäevapeo eriliseks, issi. Sinu parim sünnipäevapidu peegi 4 aasta jooksul. Jah? Aitäh, isi. Pole tänu väärt, kallis. Ma armastan sind väga. Mina armastan sind ka. Kahjuks sai sellest kallist perehetkest õhtu lõpuks viimane kord, kui ta oma isa elusana nägi. Üks inimene on surnud pärast oletatavat sissetungi elamusse Fort Walton Beachil. Hädabikõne saatis Okaloosa šerifi asetäitja pärast südaööd ühte elamusse. Helistajad ütlesid, et keegi üritas majja sisse murda ja nad kuulsid laske. Ametnikud leidsid mehe surnukeha. Nad koguvad endiselt tõendeid ega ole muid üksikasju avaldanud. Kell 11.48 õhtul. Ametnikud sõitsid Edgar Jenningsi korteri juurde pärast seda, kui mitu hädaabinumbrile helistanud inimesed teatasid võimalikust sissemurdmisest. Hetked hiljem saabus täiendavaid kõnesid, millest teatati tulistamisest ja mehest, kes hüüdis abi järele. Kui ametnikud kohale jõudsid, leidsid nad Jenningsi oma korteri eest ilmselt pähe saadud kuulihaavaga. Koha peal kuulutati ta surnuks. Tunnistajad kirjeldasid, et nägid piirkonnast jooksmas kõhna mustanahalist meest rastapatsidega ja punase bandaanaga, mis kattis tema nägu. Sellel hetkel oli uurijatel väga vähe, millest lähtuda. Nad pidid välja selgitama, mis juhtus, kes oli vastutav ja kas piirkonnas oli jätkuvalt ohtu, kuid kui detektiivid hakkasid tõendeid uurima, osutus tulistamise motiiv nii ootamatuks kui ka sügavalt muret tekitavaks. Hei! Me arvasime, et siin on tagauks. Karissa, tere! Mina olen uurija Keel. Detektiivid saabusid sündmuskohale ja hakkasid kokku panema, mis oli juhtunud. Nagu mõrvajuhtumite uurimisel tavaliselt, alustati ohvri lähedaste ringist. Carissa Lynn Parker, Jenningsi 4-aastase tütre ema, tuvastati kiiresti inimesena, kes võiks anda teavet tema hiljutiste suhtluste, suhete dünaamika ja võimalike motiivide kohta. Kuna asjaolud viitasid, et see ei pruukinud olla juhuslik tegu, taotlesid uurijad kiiresti luba Parkeri telefoni kontrollimiseks, teades, et hiljutine suhtlus aitab sageli ajajoont ja konteksti luua. Kiire märkus, enne kui jätkame. Osa intervjuu videost oli avaldava asutuse poolt tugevalt tsenseeritud. Selle tulemusena võite märgata aeg-ajalt järske katkestusi või lühikesi pause vestluses.
ja kui sa muudad meelt, siis ütled mulle, ma kutsun oma partneri siia ja seda ei juhtu. Nii et ma mõtlen, kas sa tahad, et ta räägiks esimese kõnega. ma nägin mõningaid oma pilte, mida sina ei näe. See ei ole see, mis meid huvitab. Carissa ütles detektiividele, et ta üürib hetkel tuba ja otsib püsivat elukohta. Ta oli tol ajal töötu ning elas ajutiste töödega, näiteks lapse hoidmisega. Ta sai riiklikku abi ja tema juhiluba oli peatatud. Ta ütles, et loodab kooli tagasi minna, GED omandada ja jätkata õpinguid. Pärast usanduse loomist pöördus vestlus Edgari poole. Carissa selgitas, et nad kohtusid kuskil 2012 või 2013 aasta paiku. Ta kirjeldas nende suhet kui toksilist, mida iseloomustasid sagedased tülid. Ta lisas, et nende vahel oli alati pidev pingeseisund. Viimati puudutas see nende tütarte süüdistusi, mille ta esitas, kuid mis ei ole avalikus registris. Kas oli mingi hetk, mil sinu suhe Edgariga kuidagi, ma ei taha öelda, et läks allamäge, aga mis võis kogu selle pinge teie vahel põhjustada? Ma mõtlen, kas te olite seni kuni selle hetkeni. Saite hästi läbi, kuni ta minu peale vihastas. Tagar juub minu peale. On olnud palju juhtumeid, kus ta on minu vastu täiesti lugupidamatu. Stacy on talle mitu korda öelnud, et ta lõpetaks minu vastu lugupidamatu käitumise. Stacy oli minu peale vihane. Mille eest? Stacy on minu peale vihane olnud, sest viimati, kui meil kõigil oli tüli, mis oli oktoobri alguses. Kui ma siia tulin, siis Stacy ütles lihtsalt, et ma ei saa aru, miks te kõik üksteist nii väga vihkate. Te peate ikka veel üksteist armastama, sest ma pole kunagi näinud kahte inimest nii palju tülitsemas. Ma ütlesin, Stacy, kas sa tõesti tahab teada, miks ma teda vihkan? Ja see on sellepärast, et eelmisel aastal, kui nad esimest korda oma korterisse kolisid ja me Halloweeni ajal sinna läksime, üritas Edgar minuga seksida, samal ajal kui Stacy oli vannis. Ma ei öelnud Stacyle sellest kunagi midagi. Ja kuna ma ei öelnud Stacyle midagi, ütleb ta, et see on ebalojaalne. Ja ta oli sellepärast vihane. See on ainus asi, mille pärast ta minu peale vihane on olnud. Detektiivid küsisid Carissa käest, kuidas ta esimest korda teada sai, et Edgar on tapetud. Ta selgitas, et samal hommikul oli ta helistanud tema emale seoses teise asjaga ja just selle vestluse käigus sai ta teada tema surmast. Ma helistasin. Ma ütlesin, tere proua Linda. Ta ütles, ei, ma ei saa seda teha. Ma olen just uksest välja minemas. Ma lähen arsti juurde. Ma pean arsti juurde minema. Ja ma ütlesin, ma loodan, et kõik on korras ja ta ütles, tead, mu poeg on surnud. Ja ma ütlesin, mis? Ma olen segaduses. Ma kukkusin põrandale. Ma hakkasin nutma. Mul hakkab paanikahoog. Ma olen Lacey juures koos tema 2 beebiga ja ma olen põrandal ning olen täiesti endast väljas. Keegi ei helistanud mulle. Ma ei teadnudki, et see juhtus, kuni ma talle helistasin ja ta mulle rääkis. Ma küsisin temalt, mis juhtus. Ta ütles, et ta ei tea üksikasju, ainult seda, et keegi üritas majja sisse murda ja ta sai kuuli. Sain aru. Nii, mis sinuga praegu toimub nagu? Kõik. Edgar suri ära. Mis sa arvad kõigest, mis toimub? Peale selle, et ma olen laastatud, peale selle, et ma ei tea, kuidas ma seda kunagi seletada suudan. Ausalt öeldes on mul väga raske kogu sellest olukorrast aru saada. Ma mõtlen, see võib olema raske olukord. Ma mõtlen, kas sa oled täna Stacy'gagi rääkinud? Ma proovisin talle helistada pärast seda, kui rääkisin Edgari emaga. Ta ei vastanud telefonile. Hästi. Kas sul on küsimusi või midagi selle kohta, mis toimub? Ei, ma tahan küll. Ma tahan küll. Ma saan aru. Teeme korraks pausi ja astume välja. Võtan lihtsalt kiire pausi. Lähen räägin oma juhendajaga, vaatan, mis toimub. Ülejäänud intervjuu kulges suhteliselt tavapäraselt ja Carissa lubati lahkuda.
uurimise edenedes kogusid detektiivid tunnistajate ütlusi ja lähedal asuvaid valvekaamera salvestisi. Tunnistajad teatasid, et kahtlustatav tulistaja sisenes tulistamisele järgnenud hetkel Carmen Drive'i idaosas pargitud sedaani kõrvalistmele. Turvakaamera salvestised aitasid uurijatel tuvastada sõiduki, et tegu oli 2010. aasta rohelise Hyundai Sonataga. Kui detektiivid vaatasid läbi Carissa seadmest saadud telefoniandmeid, tuvastasid nad selle sõiduki ja ühe tema kontaktisiku vahelise seose. Nende andmete põhjal palusid uurijad Carissal tulla teisele ülekuulamisele, et täpsustada tema asukohta tol ööl ja paremini mõista tema seotust asjaosalistega. Hästi. Pii meeles, sa lubasid meil oma telefoni andmed alla laadida. Jah. Okei, me oleme selle kõik läbi vaadanud. Sel õhtul, kui me selle alla laadisime, ei olnud meil võimalust süveneda. Okei, aga nüüd oleme selle läbi vaadanud. Okei. Siin on lihtsalt mõningaid muret tekitavaid asju, mis ei ole päris kooskõlas sinu jutuga. Okei, mis mõttes? Okei. Nii et kõigepealt, kes on Marlon? Marlon. Või Marilyn? Marilyn? Ja. TD, kellega ma töötasin Quality Innis. Olgu. Mis suhe teil veel on peale selle, kas teil on midagi, kas sa oled kunagi tema juures ööbinud? Ma käin tema juures kodus ja veedan selle vahel aega. Ma olen seal 1 või 2 korda ööbinud, jah. Me töötasime koos 7-8 kuud. Ja ma ütlen sulle, siin on asju, millest me räägime. Ma olen sinuga kogu selle aja täiesti aus olnud. Okei? See on mõrva uurimine. Edgar on surnud ja me püüame mõningatele asjadele jälile jõuda. Jah, härra. Okei. Kas sa oled kunagi öelnud Marilinile, et sa tahad Edgari tappa? Ma olin endast väljas. Ma tõesti ütlesin selle. Ma tean, et ma ütlesin seda. Kas ma tõesti mõtlesin seda? Absoluutselt mitte. Ma mõtlen sellepärast ma sulle andsingi, ilmselgelt. Ma teadsin, et see kõik oli mu telefonis. Ma teadsin, et see tuleb välja. Ma teadsin, et sa hakkad selle kohta küsima. Aga ei, ma ei tahaks teda kunagi tegelikult surnuna näha. Ma olin tema peale väga pahane, sellepärast, kuidas ta minuga rääkis. Lihtsalt mõnikord lasen talle närvi ajada ja olin ärritunud. Okei. Kas sa mäletad, millal sa viimati Mariliniga rääkisid? Ma rääkisin temaga teisipäeval. Teisipäeval. Ja. Okei. See oli siis 18. Ei, see on 19. Jah, okei. Kas sa mäletad, et rääkisid temaga või kirjutasid talle 18. kuupäeval? Jah, ma arvan, et rääkisin temaga 18. kuupäeval. Ma olen viimastel päevadel, nädalavahetusel ja muul ajal paljude inimestega rääkinud. Nii et jah, tõenäoliselt ma rääkisin temaga. Kas sina ka, kas tema teadis, et sa tuled Okaloosasse kaebust esitama, et proovida? Ma läksin Escambia maakonda ja esitasin lähenemiskeelu taotluse. Ma võisin talle sellest midagi mainida, jah. Ma rääkisin mõnele inimesele, et üritan lähenemiskeedu taotleda, nii et ma ei mäleta täpselt, mida ma talle ütlesin, aga jah, ilmselt rääkisin. Kas sa mäletad, et ta küsis, kuidas läks? Nagu küsis, kuidas sul seal kõik läks? Jah. Okei, ja kas sa mäletad, et ütlesid? Et ei läinudki, politsei ei aidanud mind. See oli, ma usun, et see oli tõenäoliselt pühapäeva õhtul, sest ma tulin siia pühapäeva õhtul. Seda ma mõtlesingi, kui sa siia tulid ja helistasid Walmartist. Okei, jah, härra, jah. Okei, kas sa mäletad seda? Jah. Härra, okei. Ja ta küsis, kuidas läks ja sa ütlesid, et ei läinudki, politsei ei aidanud mind. Jah. Okei. Kas sa tead, mida sa talle järgmisena saatsid? Ma ei mäleta. Ma mõtlen. Ma olen kindel, et see oli midagi sellist nagu... Edgar teab küll, ajas mind närvi. Ma kavatsen talle haiget teha või midagi sellist. Ma tegelikult ei tea täpselt, mida ma ütlesin. Olen kindel, et see oli midagi sellest, mida sa paar minutit tagasi ütlesid. Ei, oli aeg kutsuda jõmmid. Asja. Jah, kes on jõmmid? Mul ei ole mingit jõmme. Nagu ma ütlesin, ma lihtsalt rääkisin. Ma olin ärritunud ja vihane. Ma olin emotsionaalne. Absoluutselt.
olin selle suhtes üsna vastasseisu otsivaks. Jah, mul ei ole ühtegi käsilast, mul ei ole. Ma suitsetan karepit, aga ma ei hängi narkodiilerite ega inimestega, kes relvadega jamavad. Ma ei hängi kellegagi. Selliste inimestega, ma mõtlen, et ma ei tee seda. Räägi mulle natuke, mida sa 19. kuupäeval tegid. Mis sinuga 19. kuupäeval toimus? See oli teisipäev, eks? Mina ja Lazy olime mõnda aega koos. Ma läksin Lazy koju. Me sõime õhtusööki. Ma läksin oma lõbu juurde õele külla, sest mu õde elab seal mõnda aega. Jaa, see on tema maja, aga mu õde elab koos temaga. Ja ma läksin sinna, et natuke aega koos olla. Ma olin ärritunud ja tahtsin oma õega rääkida. Nii et ma läksin sinna ja pärast seda läksin tagasi Lazy majja. Kas sa mäletad, et kell 8:10 rääkisid sellest, et tahtsid autot saada? Mis mõttes auto? Ma tean nüüd, mis auto on, ära. Kyra Auto. Okei, milleks sul seda autot vaja oli? Ma käisin toidupoes. Et minna toidupoodi? Jah, mul oli oma toiduabikaart kaasas. Ma lasen Kiral koju toidukraami saada. How long kaks last? Ta ootab hetkel, et tema toidutalongid kinnitataks. Nii et ma läksin. Seda me tegimegi. Kuhu poodi te pidite minema? Läksime Walmarti. Olen kohas, mis pole mulle tuttav. Asab Mobile Highway. Olgu. Kes on TG? Lihtsalt üks mu sõber. Kas sa tead tema nime? Ma tean teda ainult kui DG-d. Tema käest ma rohtu saan. Kui ma aus olen, siis tema eest ma ka põgenen. Ma tahan kellegi üles otsida. Kas sa oled temaga Facebookis sõber? Jaa. Okei, mis ta nimi on? Mis on tema Facebooki nimi? TG. She is all goon. Oh. Ei, see on TG Phillips, tema oma. Ma tahan talle näidata. Jaa. Sin Samas, Phillips TC. Kas sa suhtled temaga tavaliselt Messengeri, Snapchati või SMS-i kaudu? Tavaliselt suhtleme lihtsalt sõnumitega. Mõnikord räägin temaga ka Facebookis, aga enamasti ikka sõnumitega. Nii et sa saatsid DG-le sõnumi, okei? Ja ütlesid talle, et ma olen teel autot võtma, okei? Jaa. Kui ma auto sain, läksime toidupoodi. Ma läksin midagi tooma. See oli kell 8:10. See oli pärast seda, kui Küüra ütles, et võid tema autot kasutada millal iganes vajad või oled valmis. Jaa. Kell 8:38 kirjutab Kiira sõnumi ja küsib, või sina kirjutad talle, ta küsib, mis kell sa tagasi tuled? Sa ütlesid Kiirale, et sinna jõudmine võtab tund aega ja tagasi tulemine ka tund aega, nii et võib-olla südaööks. Mis võtab tund aega? Kuhu sa sõidad tund aega? Walmart on tema majast umbes 15 minuti kaugusel, kuna see on meie vanaema majast 10 minuti kaugusel, nii et umbes 15 minutit või nii. Olgu, ma katkestan sind siinkohal. On väga oluline, et sa oleksid praegu minuga täiesti aus, sest ma tean, et sa valetad. Olgu. Ma annan sulle ühe võimaluse ja see on kõik. Nüüd on aega hakata rääkima sellest, kuhu kulub tund aega Pensacolast jõudmiseks. Reili Karissa, lähme. Mis? Ei, vasta mulle. Mis võtab tund aega? Kui kaua siia jõudmine aega võtab? Meil kulus 1,5 tundi. Olgu. Ja siis tund aega tagasi tulla, nii et võib-olla südaööks. Ja sa räägid sellest kell 8:30. Aga ma jõudsin palju varem Lacy juurde tagasi ja Lacy saab seda kinnitada. Ma jõudsin ilmselt umbes kell 10:30 Lacy juurde tagasi. Okei, aruga. Ei, ma lahkusin.
Mu nõbu viis mind Lacey koju. Ma viisin tema auto tagasi tema koju. Sa ei lasknud kellelgi teisel seda autot juhtida? Ei. Okei. Sa ei lasknud teie keel seda autot juhtida? Ei. Ole väga ettevaatlik, sest mul on vastused, mida sa ei tea, et ma tean. Okei, alustame uuesti. Kas sa lasid tee jääl või tee keel seda autot juhtida? Ei. Jah. Okei, ma lasin küll. Mina ei tea. Ja kuhu ta läks? Ma ei tea, kuhu ta läks. Ta ütles mulle, et kuule, ma ei tea, kuhu ta läks. Ma ei tea. Noh, ma toon veel ühe asja välja. Niisiis, 4. septembril. Sa kirjutasid teekeele ja ütlesid, olen kohal. Mul on 8 vaja. Ogu. 94 minut hiljem ütleb ta, hästi, sa ei räägi temaga uuesti enne 18. novembrit. See on väga kahtlane, arvestades, et 18. novembril sa ütlesid. Marilyn? Et sul on vaja jõmmi. Sa helistad jõmile. On aeg jõmile helistada. Olgu. Ei. Härra, olgu. Siin ongi probleem. Sa ütled talle, et ma olen teel autole järele ja tema ütleb, sobib. Olgu. Ja siis sa räägid temaga telefonis ilmselgelt väljaspool sõnumivahetust. Olgu. Jaa. Kuula, ma ei ütle tingimata, et sa käskisid tal sinna minna ja teha seda ta tegi. Ma arvan, et sa käskisid tal sinna minna ja võib-olla teda hirmutada. Ja Edgar tuli talle noaga vastu ja ta pidi seda tegema ning ilmselt võttis lihtsalt püstoli kaasa. Võib-olla ütlesid talle, et seal on mingit kanepit. Mulle on vaja, et sa läheksid sinna ja hirmutaksid teda, mis iganes see ka poleks. Ma ei usu, et sa ise sinna läksid. Ma ei usu, et sa ütlesid DJ-le, et ta läheks sinna ja tapaks Edgari. Aga ma arvan küll, et sa ütlesid talle, kus ta elas. Sa ütlesid talle, et tal on ilmselt kanepit. Stacy võib seal sees ka mingit pulbrit olla. Ma arvan, et sa ei saanud aru, et Edgar ilmselt tuleb majast välja noaga pärast seda, kui ta üritas sinna sisse tungida. Ja ta ei kavatsenud ilmselt sinna minna ja kedagi tulistada. Aga ma arvan, et sa üritasid sõnumit edastada. Ei. Sa olid omadega täiesti läbi. Sa ütlesid, et politsei ei aita mind. Politsei ei aita mind. On aeg see jõmm kutsuda. Oh, issand. TG peetakse Facebookis jõmmiks. Ta ei ole Facebookis. Tema nimi oli TG Phillips. Ma just näitasin sulle seda. Okei, teistes andmebaasides on ta märgitud kui jõmm. See on hüüdnimi. Ma ei teadnud seda. See on veel üks kokkusattumus. See lihtsalt ei klapi. Olgu, aga see on väga oluline. Sa pead mulle tõtt rääkima. Ma tean, et sa valetasid mulle varem, aga sa teadsid, et sa valetasid mulle. See võttis sul natuke aega, aga sa tunnistasid, et valetasid mulle. Olgu, sa pead leidma oma südames jõudu, teha sama, sest sa oled astumas teele, kuhu sa minna ei taha. Ma ei käskinud tal kedagi tappa. Ma ei käskinud kellelgi kedagi tappa. Olgu, mida sa talle siis ütlesid? Ma poleks seda teinud. Mida sa käskisid tal teha? Ole lihtsalt ettevaatlik, sest ma ütlen sulle, me teame rohkem, kui sa arvad, ja ma annan sulle selle ühe võimaluse mulle tõtt rääkida. Ma rääkisin talle ainult sellest, mis toimub. Ma ütlesin talle, et ta elas Fort Waltonis. Ma ei jooknud talle täpset aadressi. Ma ei tea, kuidas ta selle teada sai. Olgu. Ma tõesti ei tea. Olgu. Kas ta ütles sulle, mida ta tegi või mis juhtus? Ei, ma pole temaga üldse rääkinud pärast 19. kuupäeva õhtut. Ja ta tuli nii kiiresti tagasi, et ma arvasin, et ta ei läinudki. Ei. Selleks hetkeks kahtlustasid detektiivid, et Carissa teadis rohkem, kui ta alguses avaldas, kuid pelgast kahtlusest ei piisanud. Nad vajasid kinnitust, mitte ainult kaudseid seoseid. Umbes 2 nädalat hiljem said uurijad olulise läbimurde. Koostööd tegeva isikuga korraldasid detektiivid Carissale jälgitava telefonikõne. Vestluse käigus nimetas Carissa tulistajat DG-ks, mis on Jordan Phillipsi hüüdnimi, ja tunnistas, et sõidutas teda sel ööl Edgari elukohta. Uurijate sõnul kirjeldas Carissa, kuidas ta rääkis DJ-le oma jätkuvatest probleemidest Edgariga, kui olukord eskaleerus.
väidetavalt võttis TG välja tulirelva ja käskis tal end maja juurde viia. Ta kavatses probleemi kohe ja koha peal lahendada. Detektiivide jaoks andis see kõne neile midagi, millest neil oli puudus. Otsese tõendi, et Karis oli autos ja seotud sündmustega, mis viisid tulistamiseni. Pärast kontrollitud kõnet otsustasid detektiivid temaga uuesti rääkida. Seekord ei olnud vestlus ette planeeritud. Nad võtsid temaga ühendust siis, kui nad juba läheduses olid. Ja hetkest, kui ta neid nägi, tundus, et ta mõistis, et olukord oli muutunud palju tõsisemaks. Ta ei vastanud. Kuidas sul läheb? Vabandust, mu telefon on väljas. Kui mulle helistatakse, ei saa ma tagasi helistada. See on ainus põhjus, miks ma pole sulle veel tagasi helistanud. Olgu. Ma proovisin helistada lauatelefonile. Ma tegelikult ei vasta lauatelefonile. Olgu. Vabanda. Jah, välja arvatud juhul, kui ma teen kõnes kodutelefonilt või tean, et keegi helistab mulle kodutelefonilt. Muidu eriti ei tee. Kas ma võin korraks beebit vaatama minna? Kas see on okei? Ma just panin nad magama. Ma tahan lihtsalt veenduda, et 1-aastane pole üles tõusnud ja on ikka sees. Sest nad on Terence ja Lacey toas. Ma ei tea. Magamistuba on kohe seal. Ma lähen kohe sinna nurga taha. Ma mõtlen. Carissa palub sisse astuda, et väikelast kontrollida. See palve võib mõnikord viidata sellele, et keegi üritab hinnata, kas tal on veel vabadus liikuda, ilma et ta otse küsiks, kas ta kavatsetakse arreteerida. Kas te ei pahanda, kui me lihtsalt astume sisse ja veendume selles? Jah, ma pahandan. See ei ole minu maja. Ma ei saa teile luba anda sisse tulla. Aga te võite vaadata, kuidas ma kõnnin magamistuppa. See kuulub meie pädevusse, nii et see ei ole meie otsustada. Ja on Terence, kui te saaksite lihtsalt korraks oodata. Kas te juba? Olgu. Ta ütles, et tal läheb umbes 30 minutit, olgu, vähemalt. Mis sa arvad 30 minutist? 30, nii et Terence on seal ja teeb tööasju. Ta ütles, et keegi saab siia tulla, aga see võtaks lihtsalt umbes 30 minutit. Sest nad on pressitee teises otsas. Ma tulin siia, sest mul on uusi uudiseid, millest ma tahan sinuga rääkida. Aga ma ei taha seda teha, kui lapsed ringi jooksevad ja kõik see. Ma tean, et see on tüütu, aga kui sa oled nõus, siis me võime sind tagasi minu kontorisse viia. Ma mõtlen, ma saan ise sõidu korraldada. Ma saan kellegi siia kutsuda 30 minuti jooksul, et mind sinna viia. Ma tean, et te ütlesite, et viiksite mind siia varendi, aga mulle ei meeldi siia küüdita jääda. Kui ma lihtsalt olgu. Ma ei näe, miks see probleem on. Iga kord varem pole see probleem olnud. Mult on mitu korda küsitud, kas ma saan sõidu korraldada. Ja, olgu, las ma helistan. Lacey üritas mulle helistada, kui ma siia üles kõndisin, nii et las ma helistan talle kohe tagasi. Hoia lihtsalt ukse juures mind oodates. Olgu, Chris, olgu. Kas ta tuleb? Ta on teel. Ma mõtlen, ma ei saa seda haarata. Vabandust. Ma võtan selle. Kas lapsed magavad? Ei, beebi ilmselt magab. Kui kaugel on Lacey? Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Blue Angel Parkway. Ta on juba teel siia. Nad pidid veokit vahetama. Kuule, Robi, kas neil on näiteks klaas vett? Jah, kuule, kas me saaksime talle vett? Jah, aitäh. Olgu, ta tegeleb sellega. Nii et nagu ma ütlesin, meil oli sinu jaoks vahistamismäärus kaassüü osas. Ma tahan sinuga istuda ja rääkida, aga ma pean sulle selle kiiresti ette lugema, eks? Nii et, Carissa, enne kui ma küsimusi küsin, pead sa oma õigustest aru saama. Sul on õigus vaikida. Kõike, mida sa ütled, võidakse sinu vastu kohtus kasutada. Sul on õigus rääkida. Ja see ongi see koht, kus ta ütleb, et ei, me ei luba sulle midagi, me ei sunni sind meiega rääkima, see on vabatahtlik. Me tahame, nagu sa ütlesid. Sellepärast ma sulle täna hommikul helistasingi. Ja see ei ole naljakas, ma olin mures. Me saime infot, et see, tead küll.
jah, see tüüp on mind otsinud. Jaa. Põhimõtteliselt sellest ajast peale, kui ma sinuga rääkima tulin. ta on üritanud minuga ühendust saada. Sellepärast ma ei maksnudki oma telefoniarvet, sest Lacey maksab mulle iga päev, aga ma ei maksnud arvet ära, sest kui see on tõesti nii oluline, saan ma ikka kõne kätte. Ja ma lihtsalt jäin täna hommikul sinu kõnest ilma. Nii et ma ei tee seda. Ma ei tea. Ja sellepärast ma tulin sinna majja, ma helistasin sulle, istusin autosse ja sõitsin otse Lacey juurde. Jah. Sest ma tahtsin, ma tean, et me oleme paar korda rääkinud, aga Karissa, see ongi nüüd kõik, eks. Me peame teadma, sest me ei saa sind aidata ega midagi teha, kui me ei tea, mis juhtus. Nii et mul on vaja, et sa mulle räägiksid, mis juhtus. Põhimõtteliselt me pidime lihtsalt koos aega veetma. See oli algne plaan. Ma sain Kiira auto, et temaga koos aega veeta. ja ta oli... Me pidime minema koos aega veetma. Me istusime autosse. Või kui ma jõudsin tema majja, istus ta autosse. Okei, kes tema on? Et me oleksime mõlemad ühel lainel. Okei. Jaa, ma ei tea. Kui ma ütlesin sõnumites kaakide kohta, siis oli sõna-sõnalt lihtsalt kõnekujund. Nii palju kui mina tean, on tema hüüdnimi TG või Trigger. Ma tean teda ainult enda nimede järgi. Ma ei tea isegi, kas Phillips on tema ees- või perekonnanimi, kui ma teile tema Facebooki lehte näitasin. Ma ei tea. Okay. Nii, et te pidite koos aega veetma? Ma pidin temalt veidi kanepit saama. Me pidime koos aega veetma ja suitsetama. Kui ma kohale jõudsin, tuli ta autosse. Ta ütles umbes nii. Viid mind üht röövi tegema. Ma ütlesin jah. Nii et ma läksin, me istusime autosse ja sõitsime. Pärast seda, kui me tegime ära selle tehingu nende narkootikumidega, mida ta kellelegi müüs, sest me rääkisime kogu aeg, ta oli nagu... Vabandust, võta aega. Okei. Kui me olime tehingu ära teinud, siis ta oli nagu... Mis toimub? Selle kohta, mis toimus. Ma rääkisin oma muredest päris mitmele inimesele. Ma olin Edgariga väga pahane. Muidugi. Aga mitte nii pahane, et ma tegelikult oleksin tahtnud. Inimesed ütlevad vihasena nii palju asju. Nii et kui ta küsis, mis toimub. Ja ma ei tea tegelikult, mida teha. See oli pärast seda, kui ma esmaspäeva hommikul läksin ja üritasin taotleda lähenemiskeeldu. Ma lihtsalt proovisin leida ükskõik millist võimalust, mis mul oli. Tema sel hetkel, las ma lähen korraks tagasi, sest kui ta autosse istus, käitus ta niikuinii imelikult. Ta käitus nagu oleks ta millegi mõju all, aga ma pole punapi teadnud, et ta narkootikume tarvitaks. Ma tean ainult seda, et ta suitsetas kanepit. Iga kord, kui ma temaga midagi tegin, oli see ainult kanepi suitsetamine. Aga ta käitus lihtsalt nii, nagu tal oleks adrenaliin laes. Nii et ma olin nagu jah mees. Ma mõtlesin, et tead, ta ajab mind närvi. Ma ei saa aru, miks ta nii teeb. Sel hetkel tõmbas ta välja relva ja vehkis sellega ringi. Ja ta ütles, et me võime selle kohe ära lahendada. Ja ma ütlesin, et ei. Ma ütlesin, et ma tegelikult ei taha. Ja tema põhimõtteliselt. Ütles umbes nii. Vii mind sinna ja pani mind autot juhtima. Ainus põhjus, miks ma ilmselt oleksin võinud politseisse helistada. Ma oleksin ilmselt saanud midagi teha, aga mul oli relv näo ees. Ma pole isegi päriselt relva näinud, teab, mida ma mõtlen. Mitte sellisel viisil. Ma mõtlen, et Leslie ja Terrence'il on relvad, aga keegi pole punapi varem mulle relvaga otse räkku vehkinud. Nii, et me sõitsimegi sinna. Ma proovisin teda valesse majja viia, aga ta lihtsalt ei uskunud seda. Ma ei tea. Ma mõtlen, kas see oli ähvardav või ta lihtsalt mängis kõva meest ja ütles, et ma saan selle sinu eest korda ajada. Ta ütles mulle põhimõtteliselt, sa väitad mulle, kus ta on ja mina hoolitsen selle eest.
ma ei arvanud, et ta on nii hull, et seda teha. Tõesti ei arvanud. Me läksime sinna. Otsesin talle, milline maja see oli. Ta käiskis mul teda oodata. Ma tahtsin nii väga mineva sõita, aga ma kartsin nii väga ära sõita. Ma ei teadnud tagasi teil, mida teha. Ta ütles, sest mina kuulsin laske. Ja ta läks tagasi autosse. Ma ei tea isegi, kus ta tuli, sest ta tuli minu selja tagant. Ma lihtsalt istusin nagu tee lõpus. Ta tuli tagant poolt. Ta hüppas autosse. Ma olin tardunud. Ta ütles midagi sellist nagu sõida. Ja ma lihtsalt kuidagi, ja ta tõmbas relva uuesti välja. Või tal oli see ikka käes, ma tegelikult ei tea. Ja ma kuulsin, kuidas relv klõpsatas ja ta ütles sõida. Nii et ma läksin. Jamina. Ma ei tea, ma lihtsalt sõitsin. Carissa väitis, et pärast seda, kui ta oli Edgarist rääkinud oma probleemidest, tegutses TG omal algatusel. Ta eitas igasugust osalemist plaanimises või Edgarile kahju tegemise palumist. Carissale esitati süüdistus kuriteole kaasaitamises pärast selle toimepanemist, kuna väidetavalt viis ta kahtlustatava tulistaja sündmuskohale ja sealt ära ning ei teavitanud hiljem õiguskaitseorganeid. Järgmisel päeval esitas Jenningsi perekond avalduse oma tütre hooldusõiguse saamiseks. Uurijad olid juba tuvastanud kahtlustatava tulistajana Jordan Phillipsi. 4 päeva hiljem leidsid ja arreteerisid USA marssalid 24-aastase Phillipsi Pensacoolas. Ülekuulemisel eitas Phillips alguses oma seotust. Ta mainis, et oli samal päeval oma töökohalt vallandatud, mis uurijate arvates võis tema meeleseisundit mõjutada. Kui ülekuulamine jätkus, tunnistas Phillips, et tema oli tulistaja, kuid väitis, et tal oli selleks põhjus, mis aga läks vastuollu Carissa versiooniga juhtunust. Selles hoones on veel üks inimene, kellel on siin oma mure ja ma ei usu, et tal on sigarette. Ma olen peaaegu lõpetanud. Mul on veel vaid paar küsimusteks. Sa ütlesid seda? Ta ütles, et Carissa tahtis, et Edgar kaoks jäädavalt. Kui sa arvad, et see oli oktoobris, siis paranda mind, kui ma eksin. See oli kas oktoobris, ma tõesti ei tea. Okay. Nii, kui sa ütlesid, et parim viis seda teha on vaikselt, kas oli enne või pärast seda, kui ta rääkis sulle tagauksest? Ei. Sest ma olen talle öelnud, tead, et parim viis seda teha, kuidas seda vaikselt teha. Ma kuulsin teda, kui sa paned kartuli relvaraua otsa, nagu hoia seda vaikselt, või ta küsiks mult padja kohta, et kas padi on heli jaoks või mitte. Ma ei rääkinud kartulitest. Ta ütles umbes nii, mul on $13, tead küll, me võime minna Walmarti ja osta kartuleid, mis iganes. 2020 aasta jaanuaris esitas suursürii mõlemale süüdistatavale süüdistuse esimese astme ettekavatsetud mõrvas. Kuid, nagu arvata võis, ei jõudnud see juhtum kunagi kohtusse. Selle asemel lahendati see, nagu enamik kriminaalasju Ameerika Ühendriikides, süüdistuskokkulepete kaudu. Carissa Parker tunnistas end süüdi teise astme mõrvas tulirelvaga. Vastutasuks määrati talle 53 aastat vangistust, millest 25 aastat on kohustuslikud. Jordan Phillips tunnistas end süüdi teise astme mõrvas tulirelvaga ning tulirelva ebaseaduslikus omamises varem raske kuriteo eest süüdimõistetuna. Hoolimata 2 süüdistuses süüdimõistmisest määrati talle 40 aastat vangistust, millest samuti 25 aastat on kohustuslikud. Kui vaadata ainult karistuse tulemusi, siis tundub, et Jordan Phillips sai soodsama kokkuleppe, kuigi ta oli tunnistanud end tulistajaks ja oli varem raske kuriteo eest süüdi mõistetud. Miks see nii on? Kohtud peavad sageli inimest, kes kuriteo korraldab või selle käivitab, sama vastutavaks, kui mitte isegi veel vastutavamaks, kui see, kes kuriteo tegelikult toime paneb. Võib-olla juhtuski siin just nii, kuid lisaks õiguslikele tagajärgedele teeb selle juhtumi eriti raskesti seeditavaks see, kui vähe oli vaja, et asjad täiesti kontrolli alt väljusid.
see, mis algas väidetava isikliku tüli üle pettumusena, paisus äkitselt äärmuslikuks vägivallaks, mille pani toime keegi, kes polnud ohvriga kunagi isegi kohtunud. Üks mees on surnud, laps on kaotanud oma isa ja 2 inimest seisavad nüüd silmitsi aastakümnetega vanglas. Mis on sinu arvamus sellest juhtumist? Kas sa arvad, et karistus on õiglane? Nagu alati, võid julgelt jagada oma mõtteid kommentaarides.